tänane teema on ohvri roll ja vastutuse võtmine omaenda elu eest. Kui sa vaatad endale korraks ausalt otsa, siis kes on see inimene, kes saab vastutada 100% sinu elu eest? Kui sa sellele täiesti ausalt vastad, on see su partner, on need su lapsed, on see need su kolleegid, tuttavad, on see riik, on see valitsus, on see ühiskond, kes on tegelikult see, kes vastutab päriselt sinu elus toimuva eest. Me ei saa olla kunagi kindlad sellest, mis väljaspool toimub, mis toimub meist väljaspool, mis toimub ühiskonnas, mis toimub teiste inimestega. Me ellu võivad tulla erinevad situatsioonid, olukorrad, raskused, valukohad, murekohad, mis iganes ootamatused. Ja meie saame vastutada selle eest, kuidas me nendele olukordadele, situatsioonidele, ootamatustele reageerime, kuidas me need vastu võtame, kuidas me need enda jaoks lahendame, kuidas me need enda jaoks tööle paneme. Et sinul on alati vastutus ja sinul on alati tegelikult valik. Ükskõik mis olukord on, sinul on valik. Et millise suhtumise, millise vaatenurga sa sellele olukorrale ja situatsioonile annad. See ei pruugi absoluutselt meeldida, see võib olla valus, see võib olla ebamugav. Need on tegelikult elus need kohad, mis kasvatavad ja õpetavad meid kõige rohkem. Et kui sa vaatad tagasi oma elule ja võib-olla natukene analüüsid mingeid keerukamaid situatsioone, mis su elus on olnud, kus sa mõtlesid, et sellega on väga keeruline toime tulla või et sellega ma küll toime ei tule või et seda on nagu liiga palju, miks minust nii liiga palju tahetakse või et vaata, kuidas see inimene minuga käitus, mida ütles. Siis need ongi nii-öelda need nagu välised triggerid, mida me ei saa mõjutada. Aga sa saad vastutada selle eest, kuidas sa nendega toime tuled ja kuidas sa neisse suhtud. Ja mida rohkem sellised situatsioonid ja olukorrad on nähtavad, mida teadlikum sina oled iseendast, sa analüüsid võib-olla, et miks ma nii reageerisin, miks ma nii käitusin, et okei, et tema tegi nii või mu elus on praegu selline keeruline olukord, et mida mina ise saan ära teha, et kus on see minu vastutuskoht, mis mina saan võtta, et seda olukorda parandada, et kuidas ma sellest välja tulen. Et võib-olla kui ongi mingi kriis, ütleme, kas siis töökaotus, rahaliselt keeruline olukord, mida lahkuminek, et mida sina saad ära teha, mida sina saad ära teha selleks, et sul oleks jälle seismiselt hea olla, et sa saaksid tagasi oma mingi tasakaalu, mingi rahu. Siin tuleb eraldi peatükk andestamisest, ütleme oma emotsioonidest, tunnetest, nendega nagu nende läbitöötamisest. Aga just oluline ongi see, et sa näeksid ära selle, et kus on need sinu vastutuskohad ja kus sa võib-olla kipud seda vastutust nagu ära andma, et kus sa ei näe nagu seda iseenda osalust. Et on inimesi, kes süüdistavad alati kõiki teisi, et ükskõik, mis siis nende elus toimub. Ülemus on halb, sõbrad on jobud, kolleegid on nõmedad, tema tegi seda, et kui mu partner oleks selline, siis saaksin mina olla õnnelik. Et tegelikult need on ju kõik sinu valikukohad. Kui sulle midagi ei meeldi, mõtle need asjad enda jaoks läbi, analüüsi enda jaoks läbi, anna nendest näiteks oma partnerile teada. Võib-olla kui sul on tööl mingi situatsioon, räägi oma kolleegidega, räägi oma ülemusega, võib-olla annab seal nagu midagi ümber korraldada, sa ei ole rahul oma palgaga, pea palga läbirääkimisi. Need ei pruugi alati 100% anda tulemust, aga kui sa ei küsi, siis on ilmselge, et midagi ka ei muutu. Võib-olla sa ei ole rahul oma keskkonnaga, mis sind ümbritseb, oma koduga.
et neid kõiki asju saab muuta, ma ei ütle, et see on nagu lihtne ja see toimub otsekohe ja seal taga võib-olla eelneb mingi selline pikem protsess, et kas sa pead siis ütleme raha koguma, iseendaga mingit tööd tegema, võib-olla otsima mingi lisatöö, et need asjad muutused ei toimugi üleöö, aga oluline on see, et sa teadvustaksid nagu, mis asjad su elus ei toimi ja miks nad ei toimi ja sa näeksid nii-öelda seda oma osalust ja oma vastutust omaenda elus. Et mitte kõik teised ei ole süüdi, vaid et sa vaataksid nagu ausalt otsa iseendale. Ja kui ma lähen ajas tagasi oma varasemate partnerlussuhete poole, siis seal korduski üks sama muster, kordus tööl sama muster. Ma ei tea, ma ei olnud oma ülemusega rahul, ma ei olnud oma tööga rahul, ma ei olnud oma suhetega rahul. Ja lõpuks ma hakkasingi vaatama seda, et aga seal kõigil on ju ühine nimetaja ja mina ise, et kõik teised ei saa ju kogu aeg midagi valesti teha. Et järelikult on ju asi minus, kas mingites lahendamata teemades, et ongi see, et võib-olla mina ei oska ei öelda, võib-olla minul oleks aeg nagu teha suu lahti ja öelda, et kuule, et see ei ole okei või et teeme teistmoodi või mina näen seda asja nii. Ja või siis ütleme, kui ongi pidev konflikt, et ongi, et kas see suhe on üldse mulle õige või kas see töö on üldse minu jaoks, võib-olla ma peaksin midagi muud tegema, et mitte nagu tahtma, et teine inimene muutub või et see töö muutub, vaid et kas on mingid viisid, kuidas ma saan selle kas enda jaoks nagu meeldivamaks muuta, annab võib-olla mingeid korraldusi, ümberkorraldusi teha, kui inimestega rääkida. Et seal on jah väga palju erinevaid lahendusi ja võimalusi ja meil on alati valikuid, aga me ei näe neid enne, kui me saame tegelikult aru, et vastutame ju meie ja võib-olla mingid situatsioonid me oleme ka ise enda ellu loonud ja siis ongi see koht, et kus sul tuleb täiskasvanud inimesena võtta see vastutus või kui sina ise oled ka olnud kellegi suhtes võib-olla ülekohtune või ebaõiglane või ebaaus, et sa nagu näed seda enda rolli selles olukorras. Ja mis see ohvri roll teeb, et siin tihtipeale me tahamegi seda, et võib-olla, et meile tuntakse kaasa või et mina olen ju hea ja tema on ju paha, et nüüd nagu kõik need asjad tegelikult tulevadki meiega kaasa meie lapsepõlvest ja tihti ongi võib-olla see, et see nii-öelda meie sees olev sisemine laps, kellest me räägime ka siin mingid päevad hiljem, võib-olla ajab teinekord nagu seda jonni, et näed, et aga tema tegi nii. Et aga kui sa tood oma teadlikkuse nii-öelda sellesse tänasesse hetke ja täiskasvanud sinana, siis ongi see, et kuidas sina tegelikult seda olukorda näed ja kuidas nagu sina seda lahendaksid, et ilma kui sa selle kiusu ja jonni ja võib-olla selle, et mina olen ohver, et selle nagu vaatenurga sealt eemaldad, et kuidas sa siis mingeid situatsioone näed. Et jällegi, et kui sul tekkis mingeid taipamisi, küsimusi, mõtteid, et jaga julgelt või et kui sul tekkiski jah, et mingi arusaam või äratundmine, et okei, et seal ma olen olnud nagu pikalt ohvri rollis ja oodanud võib-olla, et keegi teine teeb kas mind korda või midagi ümbritsevas korda. Et jah, et kus on need sinu nagu vastutuskohad ja kus sa võib-olla kipud seda vastutust ära andma või nii-öelda nagu ära veeretama.